Ma tahtsin just rääkida sellise loo, et tegin ühte veebi ja seal veebis oli nagu siuke lugu, et päisepildi panin ja päisepilt oli inimese nägu ja kõrval tekst, suht nagu tavaline lahendus. Ja siis vaatad seda mobiiltelefonist, nägu on niimoodi umbes. Niimoodi. Ja tekstid on siis, ma ei tea, kus kohas on. Aasta on ju 2018, et miks ta ei võiks nagu kohe ise olla niimoodi, et vaatad arvutist ja vaatad tahvelist ja vaatad telefonist, kõik on kogu aeg, nägu on keskel. No ei ole. Muidugi ma lahendasin selle olukorra ära ka. Vaat see põhi, mis ma kasutan, see Shopkeeper. Sellel põhjal on siuke võimalus, et ilma programmeerimata, ilma nagu midagi, selles mõttes koodi ei pea surkima, et CSS-iga mitte midagi. Sa saad kohe see Visual Builder vist, ja on selle nimi, Visual Composer. Vaat sellega saad teha niimoodi, et arvutusse näidatakse ühte pilti ja mobiiltelefoni näidatakse teist pilti. Et see on nagu, muidugi sa pead ütleme, mobiiltelefoni jaoks pead teise pildi lõikama välja. Aga muidu on nagu okei, et saab teha küll. Ma tegin selle kohta väikse skreenuku ka, et kuidas see käib. Sellepärast, et vahest on inimesed nagu minu käest küsinud, et kuidas seda teha ja kui sa seda kunagi teinud ei ole, see tundub keeruline. Aga ma ei tea, vaadake, äkki tundub ikkagi nii lihtne, et sa saaksid seda teha. Ma omast arust, kui tegin selle screeneri nii lihtsa, et minu meelest selle järgi saaks teha. Aga vaadake ise ja andke teada siis. Nii, vaatame siis üle, kuidas käib selle mitmevaatelise päise tegemine. Mul on siin ees tehtud üks tühi leht minu enda veebi ja kõigepealt vajutame siia backend editor nupu peale, siis klikkame add element ja valime row. Row on nagu kast. Kastile saab taustapilti panna kahest kohast, üks on siit keskel oleva pliiatsi ikooni alt ja teine koht on siit. Kindlasti tuleb taustapilti valida siit, aga esmalt me valime ära siit selle, et seda ülemist kastikest venitatakse ühes servas kuni teise servani ja rohkem siit midagi valida ei tule. Igaks juhuks paneme see content position, paneme middle, ehk siis kõik, mis selles kastis on, näidatakse vertikaalselt keskele igaks juhuks. Save changes. Järgmisena läheme siis siia keskel oleva pliiatsi peale, klikkame siia ja valime design options. Edasi valime backgroundi ja tõstame siia siis taustapildi. Siit alt valime cover, sest cover setting näitab taustapilti paremini. Ta ongi ette nähtud selle jaoks, et siukest päises olevat taustapilti paremini näidata. Ja siit hetkel rohkem midagi valima ei pea. Edasi valime siia custom heading. Me tahame siia saada ühte pealkirja ja kirjutame uued tooted e-poes. Nii, element A, valime H1, see on suurem. Ja use theme default font family, yes. Muidu ta paneb siia mingisuguse oma fondi. Nii, edasi me tahame seda, et see tekst oleks vasakus servast natukene kaugemal, paneme 100 pikslit umbes ja paneme okei. Nii, edasi me tahame, et see taustapilt oleks vertikaalselt keskel. Sellepärast, et praegult ei hoia seda taustapilti seal keskel mitte midagi, aga selle jaoks on olemas tühikud, ülesse tühik ja alla tühik. Nii et nüüd on see taustapilt nagu kahe tühiku vahel ja need tühikud venitavad seda kasti suuremaks, et seda taustapilti on rohkem näha. Nii, edasi märgime ära mõned settingud. Show page title, me ei taha, et näidatakse lehe pealkirja ülesse,
eriti esilehe puhul. Järgmisena header transparency. Ma tahaksin, et see taustapilt oleks niimoodi, et kuna ta on hele taustapilt, siis ma tahan, et see hele taustapilt oleks läbipaistval taustal ja ülemist tumedat riba ei näidata, aga näidatakse menüüd tumedalt dark. Edasi siin selle põhja puhul on kasulik valida siukse lehe jaoks boxed layout ehk siis veebi sisu, näidatakse keskele veebilehe sisu, aga see kast, kus on määratud, et see näidatakse seinast seina, seda näidatakse siis ekraani vasakust kuni ekraani varema servani. Nii, ja paneme uuenda ja vaatame, kuidas ta välja näeb praegult. Nii, päris kena. Aha, aga nüüd see taustapilt on ülevalt võib-olla natukene siin serva taga peidus ja alt ka võiks teda rohkem näha olla, sest tegelikult on siin üleval natuke vaba ruumi. Teeme neid tühikuid natukene kõrgemaks, näiteks 50 piksli võrra. Alumist tühikud ka, nii et siis kokku 100 pikslit muutub see kast kõrgemaks. Ja vaatame. Jah, päris kena. Nüüd me tahaksime võib-olla siia selle teksti alla saada veel ühte väikest tekstikest. Paneme tekstblokk ja vaata riideid muusikat, nutiseadmeid ja küsi nõu. No näiteks. Nüüd me tahame, et need elemendid oleksid lingid. Selle jaoks on olemas selline asi nagu trellid. Kui trellid määrata lingiks, siis see link ei vii mitte kusagile, aga seda sõna näidatakse lingina. Ma tahan näha, kuidas need sõnad mõjuvad lingina. Sellepärast, et teepoel on loogiline, et ju esilehel näiteks on lingid, sõnade peal on lingid. Nii, me tahame ka, et see sama tekst oleks samamoodi vasakus servast natuke eemal ja tõstame ta siia alla. Kontrollime veel, kas see oli ka vasakus servast. Jah, 100 pikslit. Nii, ja uuenda. Nii, tundub, et näeb kena välja küll. Ja nüüd, kui me seda veebilehte teeme väiksemaks, siis me saame vaadata, kuidas see veebileht näeks välja näiteks mobiilivaates. Ja näete, mobiilivaates seda tüdrukut üldse näha ei ole ja see tekst siin on üliväike. Selle jaoks me loome mobiilivaate jaoks eraldi vaate. Ja selle jaoks me kopeerime seda tervet loodud kastikest ja valime siia eraldi pildi. Teise pildi, ma olen selle pildi juba ette valmistanud. Siia ikka, jah. Ma olen selle pildi juba ette valmistanud ja see on samasugune pilt, aga näete selline, nagu püstipidi sellise lõikega. Nii, ja cover. Edasi teeme seda, et ülemist kasti näidatakse arvutisse ja alumist kasti näidatakse ainult mobiiltelefoni. Nüüd siin samas keskel oleva pliiatsi alt saame valida sellise settingu nagu responsive options. Ja siin on selline tulp nagu hide on device ja me tahame seda ülemist kasti ära peita ainult mobiiltelefoni vaates. Teeme siia linnukese ja alumisel kastil samast keskelt valime, et ta peidaks ära kõikidest teistest vaadetest, aga nähtav oleks ainult mobiiltelefoni vaatest ja save changes. Vaatame, kuidas ta nüüd välja paistab.
nii. Ja näete, mobiiltelefoni vaatesse näidatakse seda pilti ja arvuti vaatesse näidatakse siis seda pilti. Ehk siis nägu jääb ilusti keskele, aga praegu muidugi need tekst on kuidagi imelik pisikene ja otse tüdruku näo peal. Me seda ju ei taha, et ta tüdruku näo peal on, eks ole ju. Seda saab lihtsasti muuta. Muudame seda ülemist tühikut kohe 500 piksli peale ja alumist sedavõrd väiksemaks. Teeme seal, paneme mingi 150 pikslit. Nii, ja tekst oli meil ka väike. Teeme seda teksti suuremaks. Custom headings võimaldab siis teksti suurust määrata pikslites. Paneme teksti suuruseks 50 pikslit. Nii, arvutivaade selline endiselt ja mobiilivaade siis selline. Nii, selline väikene ülevaade. Ma loodan, et te saite siit targemaks ja ärge kartke proovida, tehke uus leht, seda lehte kusagil näha ei ole. Ja selle uue lehega te saate proovida, vajadusel saate selle lehe hiljem ära kustutada ja kui hätta jääte, siis küsige nõu. Nii et proovige ja katsetage.